Sellel suvel lõi laineid sõnavõtt Riigikohtu esimehe poolt, kes puhtjuhuslikult on mees ja justkui rääkis meeste teemal, nimelt miks on õigusteadust õppimas nii vähe mehi. Ja kuidagi juhtus nii, et sõnavõtu keskseks teemaks kujunesid hoopis naised. See pani nii mõnegi inimese kulme kergitama. Vähemalt mina nägin oma Facebooki seinal väga mitmete juuraga seotud inimeste sõnavõtte sel teemal, millest enamus väljendasid meelepaha ja mõned olid sellised neutraalsed, kes pigem keskendusid siis sellele sõnavõtu probleemipüstitusele, nimelt meeste kadu õigusest, aga valdav osa väljendasid meelepaha selle üle, et miks oli selles kontekstis tarvilik naiste suhtes negatiivselt väljenduda. Ja nüüd on paar kuud möödas ja ma olen hakanud mõtlema, et kas oli ikka nii hull? On neid, kes arvavad, et see oli natuke nõme, on neid, kes arvavad, et seal polnud midagi hullu ja siis on veel kolmas kategooria nendest, kes videot ise ei ole vaadanud, aga arvavad, et küllap see pidi okei olema, mida ta nii hullu ikka öelda sai. Ja ma mõtlesin, et kui nüüd on natuke aega möödas, vaataks seda uuesti ja miks mitte teha sellest juurajutt, vaatame seda koos ja reageerime koos. Ole keegi tahtnud tõesti tegeleda, see on ebapopulaarne, eriti naiste seltskonnas sellest rääkida, eks ole, et kõik kuidagi noisevad selle teema peale. Riigikohtu esimees alustas sellega, et ütles, et naiste seltskonnas on ebapopulaarne rääkida teemast, et mehi on õigusteaduses vähe. Ma ei tea, kui see on tema kogemus, nii olgu, aga kui sa naisena üritad rääkida teemast, naisi on mingis valdkonnas vähe ja teha seda meeste seltskonnas, siis usu mind, sind just avatud kätega vastu ei võeta, et jaa, teeme midagi, see on probleem. Ega meestele ka väga ei meeldi rääkida sellest, et naisi peaks olema kuskil valdkonnas rohkem. Jällegi ei ole see muidugi ainult Eesti probleem. See feminiseerumine toimub siin teiste riikide inimestega rääkides täpselt samamoodi õiguses mühinal ka mujal. Siin ta otseselt midagi nagu, ta ei ütle midagi paha, aga see, kuidas ta kasutab sõna feminiseerumine. Ma ei tea, seal nagu justkui kõlaks negatiivne konnotatsioon, võib-olla mitte, aga kui ta kasutab seda sõna, siis paratamatult paneb see mõtlema reaalsusele, faktidele, ajaloole sellele, et 100 aastat tagasi, umbes ligikaudu, alles toimus murranguline hetk ühiskonnas, kus naisi üldse hakati lubama õppima juurat. Enne seda ei võinud naised seda isegi õppima minna ja nüüd 100 aastat hiljem me räägime hirmsast asjast nagu feminiseerumine. Appi, kus naisi nii palju järsku tuli. Aga okei, tegelikult siin midagi hullu öelnud, see oli lihtsalt mõte, mis mu enda peast käis läbi. Et miks nende meeste kadu sealt õigusest nii suur on, teeb mind väga murelikuks. Teeb murelikuks, sest minu hinnangul igasugused kollektiivi, seltskonnad töötajad kõige paremus on tasakaalustatud ikkagi seltskonnad. Ja see, et poiss enam ei tule, et see on ikkagi tõsine muresignaal. Kui mina ülikooli lõpetasin, meie kursus oli veel meeste ülekaal oli kuskil 60-40%, ma julgen nagu arvata, ei eksi, aga nüüd täna on läinud ikka tõesti, see oli mitte 80-20, vaid see on varsti 90-10, mulle tundub. Ja see poiste kadu on suur. Kusjuures mina ka arvan, jällegi minul ole andmeid, ma ei julge öelda, aga see, kui sa kirjutasid sellest, et rääkisid, et see tänane koolisüsteem, mille üle me tohutud uhked oleme, et me testides oleme seal tipus ja kõik nii, et sellel on oma varjukülg ikkagi, et see ongi rajatud tuupimisele ja tagumisele, see ei ole poistepärane lähenemine asjale, kes tahavad loominguliselt võib-olla läheneda asjale ja nad ei ole selles tuupimises nii tugevad kui tüdrukud. Jällegi, Villu Kõve ei öelnud siin otseselt midagi halba naiste pihta, aga kontekstis, kus ta sisuliselt lahterdas, et mehed loomingulised, naised tuupijad, siis siin taga, kui seda naisena kuulad, sa mõtled, et sõna tuupimine on negatiivse konnotatsiooniga sõna. Tuupimisel on negatiivne konnotatsioon võrreldes loomingulisusega, mida kasutatakse, kui mitte alati, siis valdavalt enamuses positiivse sõnana. Loominguline olla on alati hea, natuke loomingulisust on kõigil vaja. Tuupimine seevastu on negatiivse konnotatsiooniga. Lõppastmes ütleb Villu Kõve siin, et naised oskavad tuupida, meestele see võib-olla ei sobi. Samas, kui me mõtleme näiteks meditsiiniõppe peale, kuuldavasti on seal väga palju tuupimist, kuuldavasti
saavad mehed seal hakkama või noh, kes saab, kes ei saa, samamoodi naistega, kes saab, kes ei saa hakkama, aga saadakse hakkama selle tuupimisega. Et võib-olla sealt hakkab pihta see, et nad juba koolis jäävad alla, hinnetes jäävad alla ja siis nad ei jõuagi, ei täida neid latte või ei tahagi enam olla. Et see võib nii olla küll ja et ka koolis ei ole meesõpetajaid, on ju ilmselgus, üks poolt on see palgateema seal. Noh, kui me nüüd vaatame muidugi, iga asi teeb ju karuteene, nüüd me oleme selle näite muidugi, selle kohane, aga siiski et kõik need ebameeldivad juhtumid, mis on olnud meesõpetajatega siin, et kui teevad selle juba, et kui meesõpetaja tegeleb lastega, siis küsimus kõik vaatavad kõik viltu, et kuule, et ega sul äkki midagi viga ei ole nüüd. Et noh, see ju paneb täiendava selle, et miks ma peaks sinna kooli üldse minema, kõik hakkavad mind kahtlustavalt vaatama alati, eks ole, nende lastega on nagunii raske, et miks ma peaks sinna minema, eks ole, et ma parem teen muid asju. Ma ei tea, kus tal see mõte tekkis. Sisuliselt ta justkui ütleks siin, et mehed ei lähe kooli õpetajaks, sest muidu äkki arvatakse, et nad on pedofiilsete kaldavustega. See on see, mida mina nende ridavade vahelt siit lugesin. Suurem tõenäosus on, et asi on selles, et õpetajate palk on alla igasuguse arvestuse ja karjääri väljavaated ei ole ja ühiskond ei väärtusta õpetajate töö tähtsust. Aga noh, võib-olla tõesti mõni mees jättis minemata, sest kartis pedofiilitemplit külge saada. Ja ilmselt on võib-olla ka see, et mehed on, eks ole, muidugi nad tahavad kiiremini karjääri teha, nad tahavad kiiremini paremale elujärjele jõuda, nad ei kannata malda ära seda 5 aastat seal ülikoolis enam oodata, nad tahavad kiiremini rikkaks saada, ütleb siis niimoodi. Või tööle minna, tüdrukud on nagu püsivamad. Et siin on tõenäoliselt kompleks asju, mida tuleks uurida. Nii, mehed ei kannata olla 5 aastat ülikoolis, nad tahavad kiiresti rikkaks saada, tüdrukud kannatavad selle aja ära. Sellega on raske vaielda, et sellised, ma ütlen ka seda puht tunnetuslikult, eks ole, mis ma olen näinud, mis ma olen kuulnud, mis ma olen kogenud, et naised kipuvad tõesti kuidagi kergemini kehvema olukorraga võib-olla leppima ja seadma madalamaid eesmärke, mitte et see peaks nii olema, aga kuskilt on kuidagi naistele sisse juurutatud see maast ja madalast, et ole natuke vaiksem ja ole natuke tagasihoidlikum ja ära tee lärmi ja ole rohkem nagu teised. Et mis siis see on ja kus siis seal muuta nagu annaks, et tekkis ka neid häid eeskujusid, see on ülikooli ja põhikohaga ja legendaarsed õppejõude, et need on kõik nagu seotud asjad siin. Ja. Ehk siin ta ütleb, et meestel ei ole eeskujusid, et ülikoolis oleks vaja meessoost õppejõude. Ma ei tea, kas nüüd just see õppejõumeheks olemine on see koht, kus seda eeskuju on vaja, vaatame mujale. Riigikohtu esimees on mees. Valdav osa Riigikohtu kohtunikest on mehed, enamus parlamendist on mehed, president on mees. Ma ei tea, kuidas kohtunike statistikaga on, aga suurem osa advokaatidest on mehed, need eeskujusid peaks olema ja teisalt jälle toob tagasi selle mõtteni, et kuidas kurat naised siis hakkama said, kuidas me jõudsime siia feminiseerumiseni. Kui 100 aastat tagasi alles lubati õppima, polnud ühtegi eeskuju mitte kuskil, ometi mindi õppima, taheti, tehti, motivatsioon oli olemas. Aga kui me niimoodi edasi liigume, siis me tõesti mingis mõttes jõuame matriarhaati varsti, eks ole, et kogu võim riigis on naiste käes ja mehed teevad lihtsamaid töid ainult veel. Et ma ei tea, kas see on ikkagi tegelikult hea riigi mudel nüüd. Järgmine, see nõme sõna, mis siit ka toona esimesel kuulamisel mind kripeldama jäi, matriarhaat. Nagu feminiseerumine, mul on sellised sõnad, mida öeldakse just nagu paha. Pidades silmas, et me oleme valdav osa ajaloost elanud ja jätkuvalt elame patriarhaadi all, siis võib-olla vahelduseks matriarhaati ei olekski nii halb mõte. Kui siin juba on üldistuste rada mindud, siis miks mitte minna ka naiste suhtes positiivses suunas nende üldistustega? Rääkides matriarhaadist näiteks, siis üldiselt ju on naised empaatiavõimelisemad kui mehed, üldiselt mõistavad teiste tundeid, soove ja vajadusi paremini, oskavad neid isegi ennetada, üldiselt mõistavad emad kõige paremini eluväärtust, teades, kui neetult raske võib olla rasedust kanda, kui neetult raske võib olla sünnitus, kui neetult raske on väikese inimese eest hoolt kanda. Niisiis globaalsel tasandil üldistades peaks eelduslikult matriarhaat olema inimkonnale väga positiivne väljavaade. Naised teevad seadusi, naised mõistavad õigust, naised istuvad ja ütlevad, et kõik kuidas on, siis et see ei ole tegelikult hea. Ma saan aru, et kohe naised vaidlevad mulle vastu kindlasti, et nii ongi kõige õigem, aga et mina ei arva, et see nagu hea oleks. Kusjuures ma ei usu.
enamus naisi tõenäoliselt ei väidaks, et oleks head naised teeks kõike. See väide ei lähe ka kokku selle eelneva jutuga naiste alalhoidlikkusest ja sellest, kuidas naised vaikselt kaua kannatada suudavad. See tegelikult vääriks see teema ikkagi uurimist ja põhjuste väljatoomist, et miks siis poisid üleüldse ei tule need ülikooli enam. See ei ole ainult õiguse küsimus, see on ju mujal ikka kah, et kas see koolisüsteemis on ikkagi midagi ikkagi natuke viltu lastud äkki sellega, et nad ei motiveeri see kõrgharidus enam ja ikkagi tõesti isiksusi on vaja ikkagi õpetama, üldse isiksusi ühiskonnas on vaja eeskuju, ma olen täiesti nõus sellega, et ka minul alati ikkagi suured isiksused olnud need, kes on tõmmanud ja vedanud käima ja oma elus siin. Ja kui neid ei ole, et siis on asi tegelikult ikkagi kurb, eks ole, et siis sul ei ole ka motivatsiooni võib-olla, et sa ei vinguta nii palju. Jällegi, eeskujud. Ta räägib sellest, et kui eeskusid pole, siis pole motivatsiooni ja võib-olla ei pinguta. Mis kuradi eeskusid sul on vaja, kui suured tuntud, kõige edukamad advokaadid, valdavalt kõik mehed, Riigikohtu esimees mees, enamused mehed Riigikohtus, parlamendis mehed, igal pool mehed. Kuidas neid eeskusid vähe on? Ma ei vaid üldse vastu, et need mõtted, mis siin rääkisid, võivad olla täitsa õiged. Nii, siin nüüd Villu ütleb küll, et need mõtted, mis sina rääkisid, võivad olla õiged. Ehk siin nagu tundub, et võib-olla keegi intervjueerija pakkus talle need teemad ette või käis ta need mõttekäigud välja. Selle intervjuu teistkordsel vaatamisel avastasin YouTube'is kommentaarides, et on ilmunud siia augusti lõpus link, mis viib küsimuseni, mille intervjuu läbiviija Villu Kõvele esitas. Ja tegelikult soovitan teil kõigil, kes teid see Kõve sõnavõtt huvitab, minna ja lugeda ka seda küsimust. Tegelikult see pole isegi küsimus, see on pikk teema käsitlus, mis seletab kohati Kõve valikuid oma vastuses, et miks ta ühest või teisest asjast räägib ja ta mõnevõrra loob ka aluse selle vastuse tonaalsusele, aga samas ei saa keegi panna sõnu Riigikohtu esimehe suhu. Samas ei ole mul ka kinnitust, et nad niimoodi on, eks ole, ega me keegi täpselt ei tea, et mis siis see põhjus on. Aga küll me näeme tagajärge praegu, eks ole, et kui me ei tegele nüüd üleüldse selle põhjusega, siis me varsti olemegi seal, kus meil ongi paar poissi veel jäänud üleüldse ja siis on juba hilja minu meelest. Kokkuvõttes nagu midagi tohutult hirmsat ei olnud, aga probleem on minu arust ilmselge, et kui teemaks on meeste kadu õigusteadusest ja see võib olla muret tekitav samamoodi nagu naised enne, kui me jõudsime võrdse või isegi ülekaaluka esindatuseni, olime mures, et kuidas naised saaksid paremini edasi. Loomulikult võivad mehed olla ja ongi samamoodi mures, et kuidas mehed saavad edasi. Aga siin on kaks asja. Esiteks, sõnakasutus, mis oli selles vestluses täiesti ebavajalik, oli rääkida hirmsatest asjadest nagu feminiseerumine, matriarhaat. Need ei olnud vajalikud osad sellest vestlusest ja tegid paratamatult küsimus, et mida Riigikohtu esimees tegelikult ausalt naistest arvab. Ei paista nagu midagi ülemäära positiivset. Ja teine asi, üks asi on see, et see sõnakasutus, mis ei olnud siin vajalik ja oli negatiivse konnotatsiooniga naiste suunas, okei. Ja teine asi oli see eristus, mehed loomingulised, naised tuupurid. Alustame sellest, et kellelegi ei meeldi tuupida ja see, et juuraõpe on tuupimisõpe, on puhtalt ülikoolide muuta ja teha. Vähemalt sel ajal, kui mina juurat õppisin, oli ikka kaasusel oli üks õige lahendus ja isegi olukorras, kus mingil aastal bakalaureuse eksami kaasuse lahenduse üle hindajad ja õppejõud vaidasid, siis lõpuks üliõpilasi mõõdeti ikka selle ühe mõõdupuu järgi, kui otsustati, mis siis on õige või ei ole. Et see ei ole eriti loominguline. Tembeldus mehed loomingulised, naised tuupurid. See ei lähe naistele hästi peale. Samamoodi nagu meestel ei lähe peale, et mehed põrsad, naised head. Ma ei hinda ülemäära sellist nii-öelda poliitkorrektset enne see väljendust, et kindlasti tuleb vältida teatud sõnu või sõnavõtte. Küll aga paneb see mõtlema sellele, kuidas vanem Helme Rauskas president Kaljulaidi suunas omal ajal, et sa ei ole suvaline kodanik, et kokkuvõtad, et ta ei ole suvaline kodanik, et öelda, mis ta tahab. Paratamatult kannaks nüüd selle mõtte üle Riigikohtu esimehele, et sa ei ole suvaline inimene, see ei ole saunajutt. Sa oled Riigikohtu esimees ja sa oled oma sõnavõtuga tekitanud naistest tunde, et nemad on
vähem väärtuslikud juuras kui mehed